Tema tuleb siia Kliimaministeeriumist, ma palun siia Kristi Klaasi, kas ta on juba meiega, ma uurin igaks juhuks, et kas ta on juba, jaa, tuleb, jaa, väga tore, tervist Kristi, teeme ühe suure aplausi. Et lava on nüüd sinu päralt, kui astud siit üles kenasti trepist, siis seal on ka mikrofon ja seal saab rääkida. Ole lahke. Nii, tere hommikust. Loodan, et mind on ilusasti kosta. Ma kuulen, et mul on niisugune nagu hea selline värskelt terveks saanud inimese hääl, aga loodan, et minust saab siiski väga hästi kuulda. Kõigepealt tere tulemast tänasele konverentsile ka minu poolt. Ja see teema, mis sellel aastal seda konverentsi pealkiri on Keskkonnaharidus kliimateadlikkuse teel, tegelikult väga hästi peegeldab seda, kui oluline kogu keskkonnahariduse kontekstis kliimateadlikkusel tegelikult on. Ja me tegelikult ministeeriumi sees ka tihtipeale oleme mõelnud, et kas keskkonnaharidus hõlmab kliimateadlikkus või kliimateadlikkus on eraldiseisev keskkonnaharidusest ja teadlikkusest, siis me mõistame tegelikult seda selliselt, et keskkonnaharidus või teadlikkus on selline katus ja kliimateadlikkus ja haridus on siis seal all selle sees. Aga kui me seda sisu vaatame ja neid diskussioone vaatame, mis siis praegu nii poliitilisel tasandil toimub kui ka siis kliima ja keskkonna valdkonnas, siis väga ilmselgelt tegelikult see kliima on oma olemuselt palju laiem kui keskkonnapoliitika. Just sellepärast, et kui keskkonna puhul me räägime tihtipeale ongi elurikkuse kaitsmisest, räägime veeressursside kaitsest ja nii edasi, siis kliima puhul tuleb sinna sisse väga palju erinevaid muid valdkondi. Selle puhul me räägime juba energeetikast, seal me räägime juba transpordist, seal me räägime juba põllumajandusest ja nii edasi. Ja võib-olla ütlekski siin seda, et üks asi on see, mis on ülioluline, et lapsed ja me ise mõistaksime ja teaksime, miks keskkonnas või kliimas mingisugused muutused toimuvad, kuidas seda ära hoida, aga teisest küljest siis see, et mis neid lahendusi pakub, see lahenduste list või palett on ju ka tegelikult tohutult lai ja me peame oskama ja suutma selgitada seda mõlemat poolt. Ja see on ka see, mis rääkimata lastest, siis ka poliitilisel tasandil või rääkides ametnikest, kes ministeeriumis töötavad, siis me räägime alati sellest mõlemast poolest. Nii et see kliimateadlikkus siis võib-olla rõhutabki ka seda poolt, et me just seda mõlemat poolt silmas peaksime. Kogu see kliima ja keskkonna teadlikkuse teema on Kliimaministeeriumi vaatest ka absoluutses olulises fookuses. Et ma usun, et juba eelmisel aastal ma tõin ka selle välja, et me töötame väga aktiivselt selle nimel, et uus loodusmaja, mida siis Tallinnasse ehitatakse, et seal uues loodusmajas hakkaks tööle ka eraldi keskkonnahariduse ja teadlikkuse kompetentsikeskus. Et see saab olema mitte lihtsalt üks maja, vaid see saab olema selline kogukonnakeskus, mis siis kannab endas edasi neid väärtusi, mida me siis ka kogu keskkonnahariduse ja teadlikkuse valdkonnas oluliseks peame. Ja me töötame praegu tõesti igapäevaselt selle nimel, et see keskus oma ukse tavada saaks just sellel hetkel, kui siis ka uus loodusmaja ja loodusmuuseum oma ukse tavab. Nii et see hetk, kui see saab olema, on kindlasti selline suur ja pidulik ja sisuliselt väga olulise tähtsusega sündmus. Ja mis siis sellel aastal veel võib-olla kogu seda valdkonda iseloomustab, on see, et me oleme juba aasta aega välja töötanud kliimakindla majanduse seadust. See on olnud üks keeruline, hästi palju osapooli
kaasav selline seadusloome, aga mida see seadusloome protsess nagu ülihästi näitab, on see, et kui me nende diskussioonidega alustasime eelmise aasta septembris, siis me alustasime siiski A-st ja B-st. Meil läks väga palju koosolekuid alguses selle peale, et huvigruppidele selgitada, mis asi see kliimapoliitika üldse on, miks me seda teeme, kus me neid lahendusi näeme ja kuidas see seadus siis saab selle probleemi lahendamisse kaasa aidata. Ja ma võin käsi südamel öelda, et nüüd meil oli just eelmisel nädalal uus selline suur huvigruppide kaasamine sellesama seadusloome käigus ja me oleme jõudnud mitme suure sammu võrra edasi, et enam ei pea põhjendama, miks seda seadust vaja on, vaid nüüd see diskussioon on väga selgelt seal, et kuidas ja milliste hoobadega siis kõige mõistlikum on neid lahendusi erinevates valdkondades leida, et kas ikkagi energeetika peaks tegema rohkem või peaks transport tegema rohkem või hoopis peaks põllumajanduses või tööstuses tegema rohkem, ehk et see diskussioon on muutunud palju sisulisemaks. Ja see on ka tegelikult olnud üks osa sellest laiemast kliimateadlikkusest ja kliimateadlikkuse tõusust, selleks, et ka need, kes otsuseid teevad, oskaksid neid otsuseid teha ja saaksid aru, miks me neid diskussioone ja otsuseid üldse peame. Nii et eks see teadlikkuse kasvatamine käib meil igal tasandil, aga selge on see, et lapsed on need, kus siis kogu see teadlikkus juured alla saab ja lapsed on need, kes siis lõpuks seda teadlikkust ka oma vanemateni kodus viivad, nii et see töö, mida tehakse rohelise kooliprogrammi raames, on ülioluline. Ja sellel aastal me sooviksime tunnustada ja välja anda auhinnad 2 haridusasutusele, kes siis on olnud sellel aastal läbivalt hästi sellised läbimõeldud, heade algatustega, hästi tulemuslikud laste keskkonnahariduse edendamisel. Ja seda valikut tegi žürii siis kõikide haridusasutuste hulgas, kes siis selles rohelise kooliprogrammis osalevad. Ja võin öelda, et see valik oli äärmiselt keeruline, sest ega ju niisama selle programmiga ei liituta, et sellega liitutakse kui ikkagi sellepärast, et see teema on oluline ja soovitakse lastele seda sidusalt edasi anda. Nii et tegelikult võiks auhinna välja anda igaühele nendest asutustest. Küll aga ütleme, žüriil oli raske ülesanne siiski üks kool ja üks lasteaed välja valida ja mul on hea meel öelda, et sellel aastal nendeks haridusasutusteks on Paldiski ühisgümnaasium ja Tartu lasteaed Lotte. Ja ma natukene loen ka taustaks, mida siis žürii kaasa andis, et miks just need. Et Paldiski ühisgümnaasium on väga kogenud võrgustiku liige, kes siis pälvis sellel kevadel rohelise lipu juba 3. korda. Ja roheline maailmavaade ja tugeval tasemel haridus paistavad silma nii aktiivsete õpilaste ja eestvedajate ja rohkete projektide ja sündmuste näol. Et selleks on siis nii maailmakoristuspäev, maailmanädal, Globe programmi tegevused ja tegelikult palju muud. Ja mitmekesine koolijõu ja lõimitud õppekavad on siis ka see, mida see gümnaasium väga hästi teeb. Ja alati on gümnaasium olnud valmis oma kogemusi ka teistega jagama. Ja sellel aastal on kooli keskkonnategu see, et alates aprillist toimetavad see kool ülejäänud koolitoidu kõik Paldiski toidukappi, millega siis vähendatakse toidujäätmeid ja toetatakse ühtlasi ka kogukonda.
Aga siis Tartu lasteaed Lotte, neil on välja kujunenud traditsioon osaleda keskkonnahariduslikes kampaaniates ja tegevustes. Keskkonnapõhimõtteid rakendatakse väärtuspõhiselt, mitte ei liiguta kampaaniast kampaaniasse. Ja sisukad tegevused ja muutused on ajas ka tegelikult näha. Tartu Lotte lasteaias tegutseb lisaks Lottele ja Brunole ka Rabarber, kes lastele tihti loodus- ja toidutarkust jagab. Ja eelmisel õppeaastal uuriti köögivilju, mida lasteaias ka ise kasvatatakse ja katsetati eri retsepte. Nii et mul on väga hea meel, palju õnne ja palun ka siis mõlema haridusasutuse esindajad ka siia. Palju õnne teile ja võite minna kenasti lavale. Võiks küsida, et ma juba näen, et mõned telefonid tõusevad, tehaksegi jäädvustusi ja pilte, et kellel on võimalus, tehke sellest hetkest foto. Ja teeme veel ühe aplausi. Naudime seda. Palju õnne teile veel kord. Palju õnne. Ja lillede jaoks muide näete ise, et need on toredad lilled, need on sibulavanikud, mida siis meie tunnustuse pälvinutele üle antakse. Ja ma annan nüüd sõna ka Eva Kirsipuu-Vadile, kes on rohelise programmi koordinaator. Et praegu saab siis kiire ülevaate, et mis lisaks lilledele on siis ka sibulad toidu tegemiseks, aga Eva Kirsipuu-Vadi. Ja minu ülesandeks jäi üle anda pidulikud lilled ja ma ei oleks kunagi arvanud, et ma kellelegi peiulilli kingin koos väikse seemnega, see oli siis näidis, mõlemad õppeasutused nagu hoolsad aednikud ja ehkki ta keetes ju võõrliik, meil ta midagi paha ei tee, kuid küll on ta aiapidajal selline loodushoidlik hea abiline. Ja sibul on nii hea sümbol ja hoiab ka tervist ja seda ja rõõmu ja jõudu on kindlasti neil õppeasutustel ikka vaja, nagu meil kõigil teistelgi. Ja need õppeasutused on tõesti väga toredad täited, et julgustan nende kodulehti, blogisid uurima ja kohvipausil kindlasti ka ligi astuma. Ja omalt poolt tahan veel tõesti tänada Kliimaministeeriumiga, Haridus-Teadusministeeriumi, kes samuti žüriis osales, et see kindlasti on rohelise kooli programmi poolt oluline, et ka ministeeriumi tasemel märgatakse ja tunnustatakse ja tõstetakse esile, sest see on, ma arvan, õppeasutustele endale, meile programmi poolt, aga kindlasti teistele õppeasutustele selline soe kinnitus, et tehakse õiget olulist asja ja annab jõudu juurde. Aitäh teile! Suur tänu!